Rubio sai Kuuba, propaganda peamine sihtmärk pärast seda, kui diktatuur püüdis muuta Ameerika survet hirmukampaaniaks omaenda rahva vastu. Selle teisipäeva, 2026. aasta 9. juunil hommikul sai juhtum veelgi suurema kaalu, sest Havana rünnak Marco Rubio vastu ilmus koos sündmuste jadaga, mis nõrgestavad režiimi nii seest kui väljast. Donald Trumpile omistatud valeuudis kõigi kuubalaste väljasaatmise kohta, Rubiot ründavad propagandatükid natsivõrdlustega, uued sanktsioonid Kuuba eliidiga seotud isikute vastu. Raul Castro, keda survestab USA õigussüsteem. Režiim tahab jätta mulje, et ta seisab vastu välisagressioonile. Aga tegelikult on asi muus. Rubio satub sellesse keskmesse, sest tema nimi häirib Havannat Trumpi valitsuses kõige rohkem. Ta tunneb Kuuba süsteemi, räägib Kuuba eksiili poliitilist keelt ja pooldab karmimat joont kommunistliku juhtkonna suhtes. Just siin püüab diktatuur ajalugu ümber pöörata, rünnates neid, kes režiimi survestavad ja kaitstes neid, kes saart kontrollivad. Mida Kuuba propaganda Rubio vastu üritas teha? Kuidas Trump ja Rubio Havana uues olukorras nurka surusid? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Rünnak algas sellega, et üritati muuta Marco Rubio avalikuks vaenlaseks Kuuba ametlikus narratiivis. Sotsiaalvõrgustikes ja režiimi kommunikatsioonikanalitega seotud sisus levisid rünnakud USA välisministri ja Donald Trumpi vastu. Üks tõsisemaid hetki oli väidetavalt Trumpile omistatud ütluste levitamine, mis puudutasid kõigi kuubalaste täielikku väljasaatmist. Midagi, mida kasutati hirmu külvamiseks Kuuba perede seas ja mulje loomiseks, et Washington on Kuuba rahva, mitte diktatuuri vastu. Seda tüüpi operatsioon on lihtne. Kõigepealt luuakse plahvatuslik lause ja lõpuks kasutab riigiaparaat tekitatud paanikat, et väita, et ainult režiim suudab rahvast kaitsta. Marco Rubio sattus selle sõja keskmesse, sest ta on Ameerika surve poliitiline nägu Havana vastu. Režiimi reaktsioon ei piirdunud ainult diplomaatilise debatiga. Paguluses olevate Kuuba ajakirjanike seas leviv süüdistus viitab ka plakatitele ja sõnumitele, mis püüavad kujutada Marco Rubiot natsina. See võte on karm, kuid mitte uus. Diktatuurid kipuvad oma vastaseid koletisteks nimetama, et vältida rääkimist omaenda läbikukkumisest. Kui puudub elekter, puudub toit, puudub vabadus ja eliidil on ülemäärased privileegid, peab režiim looma välisvaenlase. Rubio sai selleks sihtmärgiks, sest ta esindab täpselt seda, mida Kuuba juhtkond kardab. Sanktsioonid, uurimine, rahvusvaheline tähelepanu ja otsene vastutusele võtmine. Havana probleem on see, et hiljutised sündmused ei toeta diktatuuri narratiivi. Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium teatas mais Raul Castro ja veel 5 inimese süüdistuse esitamisest seoses 1996 aastal toimunud relvastamata tsiviillennukite alla tulistamisega, mis kuulusid rühmitusele Hermanos al Rescate. Raul Castro ilmus taas avalikkuse ette siseministeeriumi üritusel, olles ümbritsetud Kuuba julgeolekuametnikest. Samal ajal püüdis Miguel Díaz-Canel kaitsta oma mainet, öeldes, et Raul on Kuuba ja Kuubat ei puututa. See stseen lavastati jõu näitamiseks, kuid paljastas ka hirmu. Siseministeerium ei ole režiimis lihtsalt suvaline asutus. See on seotud riigi julgeoleku, sisemise repressiooni, poliitilise jälgimise ja elanikkonna kontrolliga. See sõnum muutub veelgi selgemaks. Raul Guillermo Rodríguez Castro, tuntud kui El Cangrejo, kohalolekuga. Raul Castro poeg, ta ilmub üha enam olulise tegelasena Kuuba eliidi kulisside taga. Tema pilt kõrge auastmega siseasjade ministeeriumi keskkonnas toetab arusaama, et Castro perekond püüab ette valmistada kontrollitud üleminekut, andmata tegelikku võimu Kuuba rahvale. Režiim räägib suveräänsusest, kuid tegelikkus näitab suletud kasti, kus perekonna nimi, mundrid, äri ja julgeolek on omavahel läbi põimunud. Samal ajal on Ameerika Ühendriigid laiendanud oma survet eliidi vastu. Trump kähtestas uued sanktsioonid Miguel Díaz-Caneli, tema abikaasa Liz Cuesta, Manuel Anido Cuesta, Castro perekonnaga seotud nimede ja režiimiga seotud asutuste vastu. Survey All on Need, kes juhivad süsteemi, saavad sellest kasu ja kasutavad riiki privileegide säilitamiseks. Havana linnaosades ja teistes piirkondades on taas ilmnenud protestid elektrikatkestuste vastu. On teateid elanike kohta, kes veedavad tunde ilma elektrita.
ilma gaasi ja ilma põhitingimusteta normaalseks igapäevaeluks. See on punkt, mis lammutab ametliku retoorika. Režiim püüab kõiges süüdistada Washingtoni, kuid on Kuubat valitsenud aastakümneid. Ta kontrollib majandust, kontrollib ajakirjandust, kontrollib politseid ja kontrollib ainuerakonda. Sellest hoolimata palub ta rahvalt rohkem aega, rohkem ohvreid ja rohkem vaikust. Diaz-Canel püüab müüa majandusliku avanemise ideed, kuid eraettevõtlus, mida diktatuur aksepteerib, ei ole tegelikult vaba. See, mida nähakse, on valikuline, kaitstud, jälgitav avanemine, mis on sageli seotud võimule ligipääsuga isikutega. Sõltumatud ettevõtjad on endiselt piiratud, samal ajal kui eliidiga seotud nimed liiguvad ringi privileegidega. See kontrast ilmnes ka vabariiklaste kandidaadi Vic Mellori kohtumisel Raúl Guillermo Rodríguez Castroga Havannas. Mellor ütles, et ta osales 2 vestluses Raúl Castro pojaga ning rääkis ärivõimalustest. Kuuba tulevik ja majanduslik avanemine. Ta reisis eraisikuna ja kandidaadina, mitte Ameerika Ühendriikide valitsuse esindajana. Sellegipoolest andis see olukord põhjust ebamugavale küsimusele. Kellel on õigus rääkida saare majanduslikust tulevikust? Kas Kuuba rahval või perekonnaringil, kes kontrollib režiimi tagatubasid? Diktatuur püüab esitleda El Cangrejot kui uue ajajärgu nägu, kedagi, kes suudab rääkida äriasjadest ja muutustest. Kuid see kuvand on vastuolus kastroismi enda struktuuriga. Tegelikku üleminekut ei toimu, kui võim jääb sama perekonna, sama partei ja samade julgeolekuasutuste kätte. Tõelist avatust ei ole, kui meediat kontrollitakse ja kodanik ei saa vabalt valida, kes valitseb. Tegelikult püütakse lihtsalt fassaadi uuendada, et süsteemi päästa. Kampaaniat Rubio vastu tuleb vaadelda selles kontekstis. Kui Havana süüdistab, karjub ja püüab kleepida äärmuslikke silte välisministrile, siis reageerib ta oma mõjuvõimu vähenemisele. Diktatuur teab, et oluline osa Kuuba kogukonnast Ameerika Ühendriikides jälgib iga sammu ja nõuab kindlameelsust. Ta teab ka, et revolutsioonilise vastupanu narratiiv ei sobi enam nii nagu varem. Donald Trump astub sellesse loosse kui president, kes pani Kuuba taas otsese surve alla. Tema poliitika ei käsitle Havannat kui tavalist valitsust halduskriisis, vaid kui kommunistlikku diktatuuri, mida toetavad repressioon, propaganda ja majanduskontroll. See seisukoht annab jõudu Marco Rubiole ja ärritab sügavalt režiimi. Seetõttu püüab propaganda eraldada Kuuba rahvast Ameerika poliitikas, kasutades migratsioonihirmu, kuulujutte väljasaatmise kohta ja ränki süüdistusi Trumpi valitsuse tegelaste vastu. Diktatuuril on vaja, et tavaline kuubalane näeks Washingtoni ohuna, sest kui ta hakkab nägema oma enda eliiti probleemina, siis ametlik jutt kaotab mõju. O discurso oficial desaba. Rubio muutmine natsivaenlaseks näitab propagandasõja taset. See on süüdistus, mis on mõeldud šokeerimiseks, mitte selgitamiseks. See tekitab viha, segadust ja hirmu. Kuid iga liialdusega paljastab režiim oma nõrkust. Kui neil oleks majandustulemusi ette näidata, näitaksid nad toitu. Kui neil oleks vabadust ette näidata, näitaksid nad vabu valimisi. Kui neil oleks rahva spontaanne toetus, ei peaks Raúl Castrot ümbritsema mundri, turvameeste ja riikliku tseremooniaga. Propaganda muutub kilbiks, kui tegelikkus muutub liiga raskeks. See on režiim, mis püüab ellu jääda, samal ajal kui tema enda propaganda hakkab paljastama hirmu ulatust. Mina olen Milson Alvese Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini kursis. Ole aktiivne Milson Alvese kogukonnas